Kiiev Sky Group, Kiiev City Center selle aadressi peal. Kuidas see võimalik on? Oleme ette valmistamas järjekordset Ukraina sõitu, mis siis on nagu juba varasemalt teada, 2,5 aasta jooksul oleme siin viinud abi Ukraina päästjatele ja selle igakordse abi edasiandmisega tuleb teha siuke põhjalik ettevalmistus, mida me Hendrikuga siin oleme täna kahekesi tegemas, suhtleme oma kolleegidega Ukrainast, selgitame välja, millisest piiripunktist on kõige lihtsam üle minna, kuidas on tollideklaratsioonid vaja vormistada, mis on vaja kaasa võtta, millega arvestada, kuidas on tehniline pool, kas sõidukid, mida me viime, on korras ja kõige vajalikuga varustatud ja siis nii see abi andmine käib, et üks on see, kui meile jõuab annetajate poolne toetus, aga siis edasi hakkab varustuse hankimine ja selle pakkimine ja ettevalmistamine ja üleandmise korraldamine, nii et on selline pikem protsess, aga seest väga emotsionaalne ja positiivne ettevõtmine. Me oleme teel Semetroni, et haarata kaasa Ukraina päästeteenistuse poolt tellitud luunõelad. Ja Mari-Liis, kuule, me jõudsime maja ette, et kas sul on need asjad all või peaks üles tulema? Ma võin andlega sõita, mul ei ole vahet. Ma tulen jooksen alla. Sa saad üksi kõik võtta? Neid ei ole nii palju. Jah. Okei, näeme siis all. Teeme nii. Tšau. Neid on hädasti vaja praegu nendeks puhkudeks, kus inimesed on saanud raketirünnakutes ja põlengutes viga ja nende nahk on nii kõvasti kahjustunud, et ei ole võimalik leida valuvaigistamiseks veene ja siis süstitakse otse luusse see valuvaigist. Jõuame kohe piiripunkti, et tax-free ritta tegelikult esimesse võtma. Pigem mitte, sellepärast tax-free läheb kohe kaalu peale ja teine treks, punane koridor. Palus meil siia tõkkepuu taha sõita vähemalt. Oleme jõudnud oma humanitaarabi veose toomisega Ukrainasse. Eelne päev kulus siis Eesti, Läti, Leedu, Poola teedel. Jõudsime õhtu hilja 200 kilomeetrit Poola-Ukraina piirist, jäime sinna ööbima ja hommiku startisime Krakovets-Korsova piiripunkti ja seekord saime hea üllatuse osaliseks. Poola piirikontroll töötas üliladusalt, mingeid lisaküsimusi ei tekkinud ja samamoodi on Ukrainas nüüd alustatud elektrooniliste deklaratsioonide kasutamisega ja ka sealpool sujus kõik väga hästi. Nüüd on jäänud veel mõnikümmend kilomeetrit Lvivini, kus siis kohtume Ukraina päästeteenistuse Lvivi töötajatega, kes siis aitavad meil meie poolt siis toodud humanitaarabi vastu võtta ja edasi suundume siis Kiievisse õhtuks. Ma võtsin need sinu need laadijad ja asjad. Nowadays, Estonian country and our Estonian colleagues like our family, because they help support us during all the time, constantly, and to be honest, maybe Estonian one of the
in top of 3 countries that support Ukraine every time. And I really thank you all, your country and guys who cooperate all that money, who manage it all that work, because without your support we understand that we couldn't fight, couldn't still be alive in this moment. And after the war I hope that we will be in the friendship and family ship relationship during all our life.